Te ei kujuta ette, milliseid aardeid võib prügimäelt leida. Statistika järgi leitakse miljonite dollarite väärtuses esemeid kõige sagedamini just prügimäelt. Ja põhjus on täiesti lihtne. Paljud inimesed ei mõista sageli mõne eseme väärtust ja peavad seda tarbetuks rämpsuks, loobudes sellest ilma kahetsuseta. Mõnikord visatakse ära vanu raamatuid autogrammiga või töötlemata vääriskive, mis näevad välja nagu tavalised kivikesed. Täna üllatame sind ja räägime kõige väärtuslikumatest ja kallimatest esemetest, mis on leitud prügimäelt. Kas see juhtus juhuslikult või mitte, seda me ei tea. Tere sõber, sa oled kanalil Kirtopp, kaelakee ehtsate teemantidega. Kaelakee ehtsate teemantidega. Endise poissõbra kingitus visati tüdruku poolt mõtlematult ära lihtsal põhjusel. Ta arvas, et need on tavalised odavad klaastükid. Suur rumalus. Hiljem leiti see prügimäelt ja selgus, et tegemist oli ehtsat teemant kaelakeega. Muide, prügimäe töötaja, kes selle kaelakee leidis, arreteeriti, kui ta üritas oma leidu maha müüa. Oleks ta parem leidnud eseme politseisse viinud ja selle eest tasu saanud. Selline on see teemantide lugu. Vana arvuti. Kõigile tuntud Steve Jobs otsustas 1976. aastal oma vana arvuti ära visata. Kuid tal hakkas sellest kahju ja ta viis selle lihtsalt ümbertöötlemiskeskusesse. Selle keskuse töötaja otsustas arvuti endale jätta ja aastaid seisis arvuti lihtsalt laos tolmu kogumas. Kui Steve Jobs kuulsaks sai, meenutati vana arvutit ja see müüdi $200,000 eest. Tõepoolest, tasub rämpsu alles hoida. 10 aastate pärast võib see muutuda tõeliseks aardeks. Steinway Klaver, Austraalia. Lääne-Austraalia prügimäelt leiti väärtuslik Steinway Deep Klaver, mille väärtus on $80,000. Muusik Will Thomas oli šokeeritud, kui ta sattus töötava instrumendi peale, visates prügi Broom'i lähedal asuvale prügimäele. Babe Ruthi pesapallikinnas, Norra. Kui 75-aastane kortermaja omanik Trondheimis koristas oma ladu, leidis ta tolmuse vana kirstu, mis oli peaaegu terve sajandi suletuna seisnud. Kirstu sees oli palju kõrgekvaliteedilisi sporditarbeid, sealhulgas äärmiselt väärtuslikud ja haruldased pesapallikindad, pesapallid ja rinnakaitse, mis pärinesid umbes 1920. aastast. Artefaktid olid valmistatud ettevõttes Draper & Maynard, mis oli juhtiv sporditarvete tootja New Yorgis umbes 1880 kuni 1930 aastatel. Ühel ajal kasutas 80 kõrgliiga pesapallurit just selle ettevõtte pesapallikindaid. Kõige kallimaks leiuks osutus Babe Ruthi kinnas, mis müüdi oksjonil $1,116,000 eest. Cachaloti okse $500,000 eest. Tai baarmen avastas juhuslikult rannas kummalise aine tükikese, mis meenutas pehmet vaha. Mees viis leiu koju ja pärast arutelu lähedaste ning kutsutud ekspertidega sai ta teada, et tal õnnestus leida mitte midagi muud kui ambra. Tahkunud cachaloti oksendatud mass. Kõlab muidugi armsalt, vähe atraktiivne, kuid mitte nende jaoks, kes teavad selle otstarvet. Ambra kasutatakse parfümeerias lõhna püsivuse tagamiseks. See looduslik aine on parfümeeride seas kõrgelt hinnatud ja seda lisatakse kõige kallimatele parfüümidele. Praegu hinnatakse Tailese poolt leitud tükki umbes $500,000. Arizona, USA. Arizonas elanik Jock Taylor päris levisi teksad, mis olid üle 100 aasta seisnud vanas perekirstus. Otsustades nende suuruse järgi, kuulusid teksad tõenäoliselt tema vaarisale Salmon Warnerile, kes oli üks esimesi asunikke Arizonas 1800. aastatel. Tema leid hinnati $80,000, kuna enne 1900 aastat toodetud levisi teksasid peetakse väga haruldasteks ja nii ideaalses seisukorras pükse pole kunagi varem leitud. Tennessee osariigi Ameerika Ühendriikidest pärit noormees, kes soovis jääda anonüümseks, tegi hämmastava leiu pakkide kaupa pesapallikaarte. 100 tavamata pesapallikaartide pakid 40, 50 ja 60 aastatest, millel on kujutatud pesapallureid ja mille väärtus ulatub miljonitesse dollaritesse. Ta leidis need oma tädi pööningult pärast seda, kui tädimees oli surnud. Selle lahkunud sugulasele kuulus ettevõte, mis tootis kaarte telesaadete jaoks. Ja mingil hetkel ostis ta need pesapallikaardid oma enda uurimis- ja arendustööde jaoks, kuid ilmselt unustas need lihtsalt ära. Natside mälestusesemete kollektsioon Argentiinas äärelinna majas Buenos Airese lähedal avastas politsei salatoas 75 natside artefakti kogu.
Arvatakse, et need on mälestusesemed, mis kuulusid teise maailmasõja ajal kõrgetele natsiametnikele, mis tõestab veel kord nende olemasolu Lõuna-Ameerikas pärast sõda. Leidude hulgas olid Adolf Hitleri püst, kotka kuju haakristi kohal, nuga, laste harmoonikakarp, mõistatused, liivakell, meditsiiniseade, mida kasutati inimese pea suuruse mõõtmiseks, miinipilduja sihik ja negatiivid fotodest, kus Hitler hoiab suurendusklaasi. Kaamera fotodega Oregoni vulkaani purskest USA. Haruldases kaameras, mis leiti Portlandi heategevuspoest, oli ilmutamata filmirull. Pärast ilmutamist leiti haruldased fotod. 1980 aasta St. Helensi mäe vulkaani purskest. Seda peetakse üheks kõige laastavamaks vulkaani purskeks USA ajaloos. Hukkus umbes 60 inimest. Samuti tekitati kahju $1 miljardi $100 miljoni ulatuses. 2017 aasta. 26. mail leidis fotograaf Katja Dimov 1938 aasta Argus C2 kaamera, mille sees oli kahjustatud värvifilmirull. Ta viis selle Blue Mooni ettevõttesse, mis on spetsialiseerunud kahjustatud filmi töötlemisele ja lõpuks oli ta vapustatud. Ta avastas, et mõnel fotol oli järvustatud St. Helensi mäe purse lähedal asuva maja hoovist. 3000 aasta vanune protees. Egiptus. Egiptuse preestri tütar kaotas umbes 3000 aastat tagasi oma suure varba. Kui ta suri, maeti ta Luxori lähedale kalmistule, mis oli mõeldud ühiskonna eliidile. 2017 aastal leidsid Šveitsi teadlased Baseli ülikoolist tema säilmed koos varba proteesiga. See protees on tõenäoliselt oma liigi vanim. See oli valmistatud puidust ja varustatud paneelidega, mida sai paeltega kinni siduda, et protees püsiks jalal tihedamalt. Vintage lamp. Palju aastaid tagasi sai mees, kes võttis vastu asju lammutamiseks ja utiliseerimiseks kummalise klaasist valgusti. See oli halvas seisukorras, töötas halvasti ja nägi ka välja selline, mis meeldib vaid vähestele. Mees otsustas lambi sisemuse täielikult ümber teha, et seda saaks kasutada. Lõpuks sai selle valgusti tema tütar ja ta kasutas seda nii kaua, kui end mäletab. Kuni ühel päeval märkas külas olnud sõbranna, et see kummaline lamp meenutab väga kuulsaid Tiffany lampe. Nii avastas neiu, et kogu selle aja oli tal laual olnud just selline valgusti. Väärtusega umbes $55,000. Kuid hind oleks võinud olla veelgi kõrgem, kui tema isa poleks seadet täiustanud. Francisco Goya gravüürid, Prantsusmaa. 2017 aasta märtsis avastati juhuslikult täielik komplekt härjavõitlasi kujutavaid gravüüre, mille autoriks on kunstnik Francisco de Goya, Château de Montigny lossis Vouvray-sur-Loire'is, Põhja-Prantsusmaal. Kuu aega hiljem müüdi need 33 gravüüri Londoni Sotheby's oksjonil anonüümsele ostjale $530,500 eest. Offortide komplekt oli peidetud raamatukogu riiuli tagumisse ossa ja see avastati lossi ülevaatuse käigus uute pärijate poolt. Affortid lõi Hispaania meister aastatel 1815-1816. Jackson Pollocki maal, Arizona, USA. Oksjonimaja J. Levin Auctions esindajad kutsuti Sun City's asuvat mõisa üle vaatama, et hinnata LA Lakersi korvpallimeeskonna mälestusesemeid. Selle asemel leidsid hindajad tõelise aardekambri maalidega, sealhulgas haruldase Jackson Pollocki maali. Maal müüdi oksjonil selle aasta lõpus ja selle eest loodetakse saada kuni $10 miljonit. 60 haruldast autot Prantsusmaa. Hiljuti avastati Prantsusmaal tundmatu kollektsioon 60 vanast autost, mis pärinesid 1930-ndatest kuni 1950 aastatest. Ja need polnud lihtsalt vanad autod, vaid kollektsioneeritavad mudelid. Mõned neist olid valmistatud vaid mõnes eksemplaris. Omanik Roger Bayen suri umbes 10 aastat tagasi. Tema vara päris poeg, pärast seda, kui noorem Bayen suri, otsustasid tema pärijad kollektsiooni müüa. Autod ei ole just parimas seisukorras, kuid need on nii haruldased, et plaanitakse taastada. Hindamatud artefaktid 1799 aasta pööningul. Briti abielupaarist said hetkega miljonärid, kui nad avastasid oma pööningult vanu reliikviaid. Hindamatud artefaktid viidi aastaid tagasi India valitseja Tipu Sultani paleest. Iga päev avastavad inimesed üle kogu maailma midagi erilist, mõnikord ka uskumatult väärtuslikku, kõige ootamatumates kohtades, keldrites, garaažides ja isegi köögitarvete hulgas. Te olete selles juba veendunud, kui olete videot siiani vaadanud. Just nii sai rikkaks üks paar, kes elab Suurbritannias. Leitud reliikviad võeti India valitseja Tipu Sultani paleest pärast tema kaotust vägedele, mida juhtis Herzog Wellington, endine Suurbritannia peaminister. Arthur Wellesley on tuntud riigitegelane, feldmarssal, Napoleoni sõdade osaline ja Waterloo lahingu võitja.
Aarete hulgas leiti haruldane relv, mis kuulus tipule, keda tunti Mysuri tiigrina. Just nii kutsuti India valitsejad. Tal oli ka nimi Mysuri lõvi. Seda püstolit kasutati tema viimases lahingus inglaste vastu. Relva 4 mõõka, kilbi, pähklikkasti, korgitserit ja kuldtihendiga sõrmust tõi Suurbritanniasse major Thomas Hart pärast 4. Anglo-Mysuri sõda. Artefakte anti tema perekonnas põlvest põlve edasi ning nüüd kuuluvad need Briti paarile, kes avastasid leiu oma kodupööningult Berkshire'is. Nad ei saanud isegi aru, kui väärtuslikud need esemed on. 2016 aastal müüdi sarnased esemed, mis kuulusid tipule oksjonil $7,9 miljoni eest. Oksjoni pidaja sõnul on nende esemete tegelikku väärtust võimatu määrata, kuid see on palju suurem kui peaaegu 8 miljoni eest müüdud esemete oma. Kui ma esimest korda seda püstolit nägin, olin peaaegu minestamas. See on ainulaadne leid. Omanikud on tavaline perekond, kes elab viktoriaanlikus mõisas. See leid on nende jaoks nagu loteripilet, ütles oksjoni pidaja. Enne kui tormate prügimäele või ronite oma pööningule, hinnake videot pöidlaga üles või alla. Tellige kanal, et mitte maha magada uusi videoid. Aitäh vaatamast, kõike head!